Äsja möödus 5 aastat sellest, kui Eesti riik pandi kinni, majandus kukutati kokku, terved inimesed kuulutati ohtlikeks, kes tuleb ühiskonnast välja visata ja see tehti siis, kui valitsuses oli Keskerakond, EKRE ja Isamaa. Lükati lahti ajaloo suurim terrorismikampaania selle koroonapettuse ajal, kui tegelikult ei olnud pandeemiat, oli ainult PCR-testide pandeemia ja vaata kõik ohtlikud lamemaalased, kes ütlesid, et pandeemia lõpeb ära siis, kui lõpetatakse testimine, neid tüüpe tühistati, eks ju, meil kustutati neid Facebooke ja Twittereid ja kõiki neid YouTube'e, eks ju, ja kõik teame seda lugu, eks ju. Aga vaata, pandeemia lõppeski päevapealt ära, kui lõpetati testimine, kui hakkas see Ukraina sõda. Ehk siis täpselt nagu see, mida lamemaalased, ohtlikud lamemaalased ütlesid, osutus tõeks. Aga vaata nüüd nali on selles, et täna on valitsuses koalitsioon ja opositsioon koosneb nendest samast tegelastest, kes korraldasid koroonapettuse, kes tekitasid riigile miljardites kahju, 10 000 inimesed vigastatud ja surnud, eluaegsed hingehaavad tervele põlvkonnale, eks ju, ja me siiamaani maksame kogu seda jama kinni inflatsiooni ja erinevate maksude, uute maksude ja maksutõusude näol. Ning see sama seltskond on endiselt valitsuses, kas koalitsioonis või opositsioonis, ning rahvas arvab, et valides nende debiilikute vahel kuidagi suudame teha parema süsteemi.